väga-väga napi häälte enamusega sai käesoleva aasta juhatuse esimeheks Hans Rätsep. Äsja on teada antud, kes sellel aastal on aasta juhatuse esimees ja on rõõm siis Eesti Kiriku lugejatele ja vaatajatele teada anda, et selleks sai Randvere koguduse juhatuse esimees Hans Rätsep. Palju õnne! Aitäh! Suured tänud! Millised on need esimesed mõtted või tunded pärast sellist tunnustust, et mida see tähendab teile? Mõtted ja tunded on täiesti segased. Ma poleks iial osanud aimata, iial ei oleks osanud uskuda, et üldse midagi minuga sellel üritusel toimub. Midagi sellist, mis täna. Kas te ei teadnud, et te olete kandidaat? Ei teadnud, mitte midagi ei teadnud, ennem kui lugesin neid pabereid. Ja. Palun andke paar snippi kõigile neile, kes võib-olla nüüd alles alustavad selles ametis, et mida siis võiks tähele panna, mis on oluline selles juhatuse esimehe töös? Mis on tähtis, see on kannatus. Lihtsalt kannatus ja inimestega ümberkäimise oskus. Ja teiseks läbisaamine vaimulikega. Kui see on paigas, siis edeneb ka töö. Muidu ei tule midagi. Muidu tekib süsteem, augvähk ja luik. Või luik, aug ja vähk, ükskõik kumba pidi. Kui kaua te olete olnud koguduse juhtorganis tegev? Alates 2000. aastast, see tähendab juba nüüd mõne kuu pärast saab täis 25 aastat, kui olen olnud tegev ELK köögi poole peal. Algul revisjonikomisjonis, siis liikusin edasi juhatusse, sealt edasi esimeheks ja niimoodi ma olen siiamaani nüüd. Algul olin Nissi koguduses, mis on oma kodust 85 kilomeetrit, aastaid sai seda vahet sõidetud. Tulin kodule lähemale ja siin olude sunnil sai minust jälle juhatuse esimees. Mis on selles töös kõige rohkem rõõmu toonud? Ei oskagi midagi erilist välja öelda. Aga see on lihtsalt igapäevane suhtlus inimestega. Ja nende tähelepanu. Muud ei oskagi nagu eriti välja tuua. Ja muidugi läbisaamine nii juhatuse kui vaimulikega. Peab olema läbisaamine oma juhatusega, muidu ilma usalduseta ei toimu mitte midagi. Selle tiitliga käib kaasas ka palverännu toetus. Et kas juba on tekkinud esimesed mõtted, et kuhu poole siis sammud seate? Ei oska praegu seda üldse ette kujutada. Eks aeg näitab. Aeg on kõige parem tohter. Aitäh ja palju õnne veel kord!